Head vaatajad, me oleme tulnud siia looduskaunisse kohta Ida-Virumaal. Tegemist on Illuka psühhiaatriakliinikuga. See on Eesti kõige vanim psühhiaatriakliinik ja siin antakse kõige paremat innovaatilist ravi just neile, kes on psühholoogiliselt häiritud või vajavad ravi. Me vaatame natukene nende igapäeva tegemistesse, uurime, millised on need inimesed, kes siin on, miks nad siin on ja kuidas on neid aidatud. Meil oli võimalus rääkida Eesti tuntud ja armastatud helilooja Jaanus Karlssoniga tema toas, kus on loodud just tema jaoks spetsiaalne keskkond koos kõikvõimalike tehniliste, muusikaliste vahenditega, et hoida tema meeleolu võimalikult stabiilsena. Kuidas möödus teie esimene päev? Esimene päev läks väga rahulikult. Midagi erilist teha ei jõudnud ja paar ideed sai paika ja minu töö hakkab alles siis pihta, kui asi on kokku monteeritud, et ma olen praegu lihtsalt natukene jämminud siin omaette. Kellena sa varasemalt oled tihedalt koostööd teinud? No filmimuusikutest Hans Zimmer kindlasti, siis John Powell, siis koori heliloojatest Erik Whittaker, Ola Keijo, Morten Lauritsen, Tõnu Kõrvits, siis bändidest Coldplay, palju on. Miks te eelistate just seda asutust? See on sellepärast, mul on vaikust vaja. Et see on eraldatud ruum, kedagi teist siia väga palju ei satu ja see on melust eemal, et ma saan täiesti rahulikus vaikuses teha, sellepärast kui kogu aeg mingi möll toimub ümber, siis on väga raske muusikat teha. Sander, sa oled saabunud siia üsna hiljuti. Kuidas on teie esimesed muljed? Ja see on dušikardin, nagu te näete, aga me kasutame seda diffusioonina, et laseme valgust läbi suure diffuusori ja siis valgus hajub ja on ilus naha peal. Kuidas hommikune ärkamine oli, et ma magasin vist kõige kauem, 9:30 sain üles. Miks su vend su siia tõi? Et siin on selliste paremate kogemustega inimesed, kellelt saab õppida. Intervjuud, jah! Vaata, ma olen avaliku elu tegelane, et ma võin andekalt intervjuud teha. no ma lähen siis teen tööd. Ei, äkki tuled ka intervjuud andma? Tuled siin? Kuidas te ennast siin tunnete? Ma olen kergelt hämmingus tegelikult, et kui hästi siin ikkagi kõik läheb ja kuidas ideed sujuvad ja tegelikult meil endal ka ikka projektid täielikult on käimas siin kiiresti. Kellena ette kujutades möödub aeg siin kõige lõbusamalt? Nüüd ma vist olen režissööri rollis või? Tundub jah? Jah, tundub. Kas teate, et teid selle aasta lõpus siit välja kirjutatakse? Ma ei jaksa rohkem! Seda lahastab. Väga hea. No tere! Praegu näeme siin siis visiidil doktorit. Võin ka lähemale minna, et mitte häirida. Meiega oli nõus rääkima osutuse tegevusest pikaajaline peaarst doktor Juss. Doktor Juss, me oleme praegu siin just patsientide igapäevastes ruumides. Koos temaga oli meil erakordne võimalus näha patsientide päevakava, tegevusi ja uurida ka lähemalt psühhiaatriakliinikus kasutusel olevate ravivõtete kohta. Ringkäigul näeme neid selles eraldatud elukeskkonnas jalutamas, söömas ja veetmas aega meelistegevuste saatel. Erinevad teraapiad, mida me siin oleme pakkumas ja individuaalses psühhoteraapias pakume sellised individuaalsed lahendusi. Grupiteraapias me teeme kõike koos gruppidega, et inimesed tunneksid ennast, et nad on osa mingisugusest sarnasest mõtlevast seltskonnast, sellega koos siis see ravi kuur läbi. Meil on igasuguseid teraapiaid, meil on noorteraapiad ja meil on siin patsiendid, mõned patsiendid on natuke armakad. Patsiendid! Tasa, meil on siin ER on kohal. RR ja tegevusteraapiad on sellised, kus regionaalge, see asi on tõsine, inimesed
tegevusteraapiad, noh, ma pean natuke maha lugema, kuna ma igapäevaselt selliseid asju nagu ei räägi, ma pigem tegelen inimese psühholoogiaga ja alternatiivmeditsiiniga, kuna me toodame välja ka uusi ravimeid ja meetodeid, kuidas inimesi korrale, mitte korrale kutsuda, aga ravida, siis pikemalt patsientide intervjuudest tegelikult me saamegi tõelised vastused ja siis ma arvan, et igaüks võib teha omad järeldused. Aga noh, jah, igasugused paberimajandused ja neid asju teeb meil raamatupidaja. Aga muidugi loomulikult kõik patsiendi nõusolekul. Nad räägivad alati läbi kõigest, et mõned ettevõtted on lihtsalt järelmaksuga. Et osad patsiendid, noh, siin on business to business, et tänapäeval käivad. Noh, kõigest ei ole vaja rääkida, aga eks ma vaatan korraks, et võib-olla vaja korraks puhata või midagi. Just praegu püüdsime siin kinni nüüd äsja asutusse sisse registreerinud patsiendi. Mis teed siin? Raske öelda. Võib-olla see, et kõik nagu, kõigil on selline ühtne soov sama asja teha. Et ei ole sükest nagu, et keegi nüüd on niimoodi, et ei viitsi ja nii, et kõik on sellised hakkajad inimesed, võib-olla see ongi see seltskond, vaata, et ühiste huvidega, et siis palju tehtud. Ja alguses võib-olla ongi see tunne, et ei saa ju vedama, aga pärast ei saa pidama ja siis mõtled, kuidas see joob nüüd ära teha neid projekte. Sellist ärevust on ka, et aeg saab kogu otsa, et tunned ennast nagu ärevil. Natukene küll on ja, et päris öösse ei tahaks nagu jääda, et tahaks nagu magada ka. Aga siin magamistingimused on head? No, kellel on, kellel ei ole, eks ole. Et noh, päris luksust ei ole, aga noh, saab hakkama. Kui kerge on rahuneda? Et mis mul praegu on käes siin see energia top, see jook on ja. See aitab edasi? See aitab edasi ja see... Ma olen vahepeal siuke inimene, kes natukene võib-olla ei hoia oma käsi paigal, on ja see teeb tegelikult natuke veel hullemaks, ehk siis kui ma peaks mingi Oscari saama, ma ei tea, kuidas ma siis olen, siis ma võib-olla olen liiga nagu üle Jaa, väga hea. Head vaatajad, nüüd on meil erakordne võimalus näha tuntud ja armastatud näitlejad kohas, kus ta on juba pikemalt peatunud. Vaatamata asjaolule, et ta on ühiskonnast olnud pikemat aega eraldatud, täieneb tema garderoob iga päev nii mitmete uute rõivastega. Meil on võimalus küsida temalt mõned küsimused. See on juba mitmendat korda siin. Miks? Ma olen teist korda siin. Siin on olnud selles mõttes siiamaani hästi äge. On võimalik olnud teha hästi erinevaid asju. Alates näitamisest ja stsenaariumi kirjutamisest, režiimi. Ja mulle meeldib see seltskond, kes siin käib. Ma arvan, et see on üks põhjus, miks ma siia tulen. Sina oled siis see kirurg, kes on kokku puutunud drooniteel juhitavate operatsioonidega. Tuleb nii välja. Kas sa oled katsetanud sellist innovaatilist droonioperatsiooni ka enda peal? Vahel küll. Kas on kusagil ka selliseid droone, millega saab teha keerulisemaid operatsioone? Kuskil on olemas, aga mina ei ole seda kätte saanud. Milline see droon täpselt välja näeb? Musta värvi. Musta värvi, see on kõige tähtsam. Jah. Värv on oluline? Jah. Korduvalt on olnud vihjaid, et lisaks raviteenustele tegutsetakse siin ka salajase meditsiinilise programmiga. Räägitud on ka salajasest geenimutatsiooniprogrammist. See ei ole muidugi juhus, et siin asutuses on peatumas ka 45. Ameerika Ühendriikide president Donald John Trump. Nüüd me saamegi selle erakordse võimaluse just temaga natukene suhelda ja rääkida ja õnneks oli ta nõus meid vastu võtma. Mis nimi on teile Eesti saatkonna poolt antud? Juku. Nii lihtne. Ma näitan, et see liiga lihtne.
Gudrun ja kutsun teid kõiki järgmisesse improfilmi malevasse. Siin on väga lahe.